Tere, te vaatate Kaitseliidu saatesarja esimest saadet. Kaitseliit loodi 11. novembril 1918. aastal selles majas, mida te näete praegu minu selja taga ja mis tänasel päeval töötab õpetajate majana. 11. novembril 1918. aastal vaikisid Euroopas esimese maailmasõja kahurid ja Tallinnas sai tööd alustada Eesti Vabariigi ajutine valitsus. 17 päeva hiljem pidi aga Kaitseliit minema juba relvaga käes kaitsma Eesti vabadust. Kuna Kaitseliit asutati Eesti Vabariigi ajutise valitsuse esimesel koosolekul, on teda aeg-ajalt nimetatud ka Eesti sünnitunnistuse hoidjaks. 1918. aastal kirjutati Kaitseliidu nimi veel 3 sõnaga Eesti Kaitseliit. Ja just sellepärast, et austada seda mälestust Kaitseliidust 100 aastat tagasi, oleme me ka oma saatesarja nimetanud just nimelt taoliselt. Läheme aga ajas mõned kuud tagasi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Niisiis on 24. veebruar 2018. aasta. Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Traditsiooniliselt on riigi sünnipäeval Tallinnas Vabaduse platsil üles rivistatud kaitsejõudude üksused, sealhulgas ka Kaitseliidu malevate ja malevkondade esindused. Toimub kaitsejõudude paraad. President tervitab üksusi ning koos peaministri, Riigikogu juhataja ja Kaitseväe juhatajaga vaatavad nad paraadi marssimise ja sõjatehnika möödumise üle. Kõik näevad kenasti marssivad sõdureid ja kaitseliitlasi ka televiisorist, aga nii mõnedki ei tea, kui palju tuleb vaeva näha, et paraadil osaleda. Kõigepealt keerame veel kord oma mõttes kella pool ööpäeva tagasi. Seierid näitavad 9. õhtutundi 23. veebruaril. Algamas on paraadiproov. Kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad kogunevad Tõnismäel Toompea jalamil oma peastaabi ette. Moodustatakse malevate ja malevkondade kolonne. Väljas on krõbe, 10-kraadine pakane, aga meeleolu on kõigil ülev. Toomas Väli, et palju teil mehi on praegu Tallinna malevas? No, üle 2800 võitleja. Kui Tallinna malev on üks vist Kaitseliidu kõige suuremaid, siis mis meelitab mehi Kaitseliitu? No seda peab meeste enda käest küsima. No ma arvan ikka, et usk sellesse, et Eestit on vaja kaitsta, usk sellesse, et see riik püsib ja Kaitseliit on Eesti kõige vanem riiklik organisatsioon. Väga hea seltskond, tulge meile. Ma sain nagu aru, et see pole nagu esimene kord, kui Toomas Väli on... Ei ole, 25 aastat tagasi täpselt samamoodi harjutasin siin, aga siis ma olin Kuperjanovi pataljoni koosseisus. Ühe jalaväekarbi parempoolne mees. Jah, seeselt Väli olin siis. Praegu seisate peaaegu sama koha peal või? Ei, ma ei seisa sama koha peal. No ikka mitu sammu eespool. Ikkagi nagu akadeemilise malevkonna lipusaatorina, et see on nagu selles mõttes nagu väga auväärne. Kas selliseid mehi on palju, kes on 25 aastat Kaitseliidus on? Oi, loomulikult on. Et aga siis, mul hakkab siit neid järjest niimoodi kerima. Väga paljud mehed on ikkagi ju alates 90. aastast on Kaitseliidus. Et halloo, tulevane Kaitseväe juhataja kindralmajor Heremgi on ju Kaitseliidu taasasutaja. Et Kaitseliit on kogu Eesti kaitsejõudude ja kaitsetahte alus. Et Eesti riik on 100-aastane, Kaitseliit on tegelikult isegi vist aasta võrra varem Tallinna malev. Ei, see on nüüd siuke segane lugu. Et tegelikult jah, et kunagi Kaitseliit asutati ametlikult novembris 1918, aga mitteametlikult oli olemas selline nii-öelda Kaitseliidu eelane oli ka 1917. aastal olemas, et aga see praegu seda ei loeta nagu otseselt nagu eellaseks. Ja kindral Laidoner oma käsukirjadega kunagi määras, et meie asutamise aasta on 1925, et siis kui löödi Tallinna Harjumalev lahku. Õigemini küll siis Tallinnast eraldati Harjumalev. Harjumalev muidugi arvab, et Harjumalevast eraldati Tallinn, et see on niisugune vaieldav teema. Kas mehed on alati niisugusest tujus, nagu nad praegu on, et lõivad kohe laul lahti, kui kaamera käima läks või? Loomulikult. No ainult teie jaoks. Ja eestlased kui laulurahvas minu selja taga. Mitmendat aastat teie olete Kaitseliidus? Rohkem kui 10. Rohkem kui 10. Paraadil olite esimest korda või mitut korda? 3. ja 4. täpselt ei mäleta enam ka. Ja iga kord käite sedasi harjutamas nagu täna õhtul või? Jah, ikka. Mitu korda tuleb käia. Palju te tegelikult üldse nii-öelda üritustel käite või õppustel peate käima? Te olete akadeemilise malevkonna liige, eks ole? Jaa, no õppusi tuleb aasta jooksul selliseid suuremaid 2-3 tükki, aga väiksemaid selliseid harjutusi nädalavahetuse jooksul või niimoodi neid ei jõuagi kokku lugeda.
No täna te olete tsiviilis, aga munder on teil ka muidu olemas, eks ole või? Ikka. Praegu me esindame siin oma värve, kes oma ülikooli, kes oma korporatsiooni. Miks te Kaitseliidus olete? Isamaa vajab kaitsmist. Rohkem ei oska öelda. Peritat, te olete Naiskodukaitse Tallinna ringkonna esinaine, kaua te olete olnud juba? Nädala pärast saab 3 aastat täis. Aga palju üldse Naiskodukaitses olete olnud? Kaitseliidus või Kaitseliidu liige? Naiskodukaitse liige ma olen olnud 10 aastat ja mõned kuud peale. Miks te olete? Meil on terve suur rubriik meie koduleheküljel, miks me oleme Naiskodukaitsjad, siin on erinevad põhjused, et siis on eneseareng, siis on patriotism, siis on väljaõpped, kellele meeldib see sõdurielu, kellele meeldib neid juhtimispool, et meil Naiskodukaitse pakub väga palju erinevaid võimalusi. Tänase ilmaga külm ei ole või? Meil on toredad abimehed, et kätesoojendajad, jalasoojendajad ja eks entusiasm aitab palju kaasa. Paraadil olete esimest korda või mitmelt korda? Oh ei, meil on, ma isegi ei tea mitmes paraad, väga mitu. Nii et pole üldse võõras tunne? Kompanii ülema koht on võõras, see on esimest korda. Et aga karbis on ja on marsitud, on lippu hoitud. Nii, jõudu paraadis! Jõudu tarvis! Et paraadil osaleva üksuse rivvi jõuda, osalevad kaitseliitlased ja Naiskodukaitsjad enne paljude lõppustel. Kõigepealt on noorel kaitseliitlasel, kes pole ajateenistuses käinud, vaja läbida sõduri baaskursus. Õpitut ja kaitseliitlase vastupidavust kontrollitakse kursuste lõpus koormusmatkal. Täpselt niisamuti, nagu seda tehakse ka ajateenijate puhul. Ainult, et kaitseliitlased osalevad oma vabast tahtest ja oma igapäevatööst vabal ajal mõnel nädalavahetusel. Koormusmatka pikkus on 40 kilomeetrit. Läbida tuleb see täisvarustuses, nagu lahingolukorras. Märtsikuu alguses läbisid ühe ööpäevase koormusmatka Tallinna maleva kaitseliitlased. No väljaõppe on nüüd kestnud 8 kuud, ehk siis täna on siis 10. nädalavahetus ja teil on pooleli lõpurännak, et kuidas seni nagu on, kuidas päev on läinud? Väga vahvalt! Esimesed 10 kilomeetrit saime hakkama, siis vaatasime, kas saame järgnevad 5 kilomeetrit. Saime ja siis saime veel 5 kilomeetrit ja siin me oleme. Mida te täna olete teinud, milliseid ülesandeid te olete pidanud lahendama? Täna oleme pidanud panema kokku AK4 ja Galili, kes oskas. Meiega natukene oskasime. Selle rännaku jooksul on siis eesmärk nii-öelda korrata kõike, mida me oleme siis õppinud. Meditsiiniblokis, side, relvad, kõik. Kas naisterahval nagu raske ei ole? Mingis mõttes kindlasti on. Naisterahval on kindlasti päris keeruline, huvitav ka kindlasti. Näiteks nii-öelda meditsiini blokis siis, mida me oleme õppinud, et kuidas siis nii-öelda haavatut liigutada ühest kohast teise nii-öelda lahinguväljalt ära. Samamoodi sain teada, mis asi on madal roomamine ja seda pimedas prožektorite valguses vihma ja sopaga oli huvitav. Et oled sa kaalunud, palju su varustuse kott kaalub? Ei ole. Ma loodan, et see kaalub vähe. Ma vähemalt üritan selle teadmisega need järgnevad 13 kilomeetrit siin edasi kõndida. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Aastal 2010 astusin noorkotkaks ja siis ütleme, et see on siis elu normaalseks osaks olnud, et aeg-ajalt metsa tulla ja ennast proovida panna. Kuidas on need 10 nädalavahetus sinu jaoks läinud siin kogu selle väljaõppe jooksul? Väga sujuvalt, väga põnev on olnud, väga arendav, väga vinge, kõigile soovitan. Kas on ka midagi uut nagu võrreldes noortekotkastega, mida sa juurde oled õppinud? Jaa, kindlasti noortekotkasse väljaõpe on rohkem skautlikum, siin on selgelt rõhk nagu sõjalisel poolel ja see on minu jaoks olnud väga positiivne ja väga vinge. Kui vanad olete? 19. Et kuidas tänane päev läinud on? Väga hästi, natuke väsinenud, aga nüüd on viimased lõpukilomeetrid enne laagrit ja siis magame ära. Hommikul on veel natuke rännata, lasta ja siis saab koju.
Palju te täna mitu kilomeetrit käinud olete? Praegusega siis 20-23 umbes. Ja veel tuleb täna? 13. Ja homme? Peaks olema 10 praeguste plaanide järgi. Sõjaväesse teeninud ei ole? Ei ole, aga see suvi lähen. See suvi ajateenistusse? Jah. Nii see on nagu võimas ettevalmistus teil ju? Jah, on. See on üks põhjuse, mis me siia tulin. Sõduri baaskurss on läbitud tegelikult juba? Jah. Me tulime siia praegu 3,5 tundi. No nii hästi või? Ei, no siia oli ju mingi 9. Ei, siia tuli ka 2 minutit. 2 pilti, jah? 3,5. No siis läheb 3,5 samamoodi vähemalt. Nii et 12. Väga hea, siis 12 magama. Keskjaks magama. Tai. Koormusmatka ülesannete hulka käib ka ööbimine maastikul. Olgu ilm milline tahes, kas või lumehangede vahel telgis. 3. märtsi öösel vastu 4. märtsit oli Harjumaal Klooga kandis 14 külmakraadi. Ärkamine kaitseliitlaste telklaagris oli siiski üsna reibas. Joodi katla ääres hommikukohvi ja söödi putru ning siis liiguti mõne kilomeetri kaugusel asuvasse lasketiiru koormusmatka lõpetama. Peale eelmise päeva 40 lumist kilomeetrit, relv ja raske seljakott tõlgedel on paljudel kaitseliitlastel jalad siiski veidi hellad. Muretseda pole aga põhjust, sest ollakse meedikute pideva järelevalve all. Prostam, et kas vahejuhtumeid on ka mingisugust selle rännaku ajal olnud või? No kõik nagu tavaliselt tegelikult ei ole midagi nagu erilist toimunud ja juhtunud. Kõik on hästi praegu, siiamaani. Mida peab nagu silmas pidama, et inimesed, kes satuvad sellistel külmadel oludel välja õppustele või siis ükskõik mis olukorras? No tuleb enne hoolitseda ikka nagu mõelda, mis ilmastik on ja siis seda varustust tuleb ka nagu korrektselt pakkida. Et ikkagi varustus on kõige tähtsam siin. Muidugi vaim on ka, aga kui ei ole riietus vastavalt ilmastikule, siis muidugi vist ei saa hakkama pärast. Kui nad lõpetasid seda esimese faasi, siis jah, oli natuke hooldusjalad muidugi ja siis magneesiumi oli tarvitud inimeste poolt ja on vaja kogu aeg nagu inimeste peale pressida seda, et nad ikkagi jooksid vett ja sõid seda soe toitu, eriti kui on niisugune selle võimalus on olemas. Kas külmetused tulevad selliste ööbimiste puhul tihti inimestel? Jalad külmuvad ära või käed või? No, kui nad ööbivad ikka telkides, et me ei pane seda olukorda nii, et nad ööbivad ikka kuskil täitsa väljas, nii et telgi sees on ahju olemas, seal saab kütte ja muidugi seal on palju soojem kui väljas. Nii et magamise puhul varustus on olemas ikka, nagu midagi erilist magamise ajal nagu ei toimi. Aga suuri probleeme pole üldiselt olnud, eks ole, jah? No, niisugused tohutul mingi traumasid ma ei ole teadlik sellest. Ja keegi välja ei langenud? Siiamaani vist mitte, aga päev ole lõppenud veel. Niisiis nooruslik ja reibas Kaitseliit on nagu ka Eesti riik 100-aastane. Tegelikult on Kaitseliit, nagu ütles Tallinna maleva pealik Toomas Väli, isegi veidi vanem kui riik. Ütleme nii, et Kaitseliit oli küll olemas, aga ta institutsionaliseeriti 11. novembril 1918, nii et me oleme selle 100. aasta sees juba. Et kui 11. november tuleb, siis on Kaitseliit kõige vanem riiklik institutsioon üldse. Käskiri, ajutise valitsuse käskiri number 1? Jah, põhimõtteliselt küll. Aga eks see tulenes sellest, et kõige lihtsam on kutsuda ellu organisatsioon, mis juba olemas on. Ja Kaitseliit oli olemas. Ta on kodaniku initsiatiivis sündinud organisatsioon. Et kaitsta ennast, oma peret, oma kogukonda ja oma riiki. Või nagu me siin Kaitseliidus ütleme, me rakendame oma õigust riiki kaitsta. Õigust riiki kaitsta. Vahetevahel öeldakse, et Kaitseliit on Eesti sünnitunnistuse hoidja. Et mida see tähendab Eesti ühiskonnale? See tähendab tegelikult seda, et kodanikele antakse võimalus, meie enda inimestele antakse võimalus kaasada, olla kaasatud, anda oma vaba tahe, ressurss selleks, et inimesed saaksid turvaliselt ennast tunda. See on sünnitunnistus, aga see on ka kohustus, vastutus, mitte kohustus. See on pigem vastutus. Ja see on vabalt võetud vastutus ja kui inimene on võtnud omale vastutuse teiste heaolu eest, siis ta teeb seda ikka väga suure pühendumusega. Kui suur Kaitseliit praegu on?
26 100 peaks olema. See on kõik organisatsioonid kokku? Kõik, jah, kõik. Aga võitlusmehi on, kui sõjasaladus ei ole? Ütleme, et kombatandi ülesannetesse võime me tõmmata kuni 14 000. Aga jälle, kombatandi ülesanded on väga laia skaalaga. Et on need, kes on meil lahinggruppides, aga on need ka, kes on toetavates ülesannetes. On need, kes tagavad võrgustikke, on need, kes on valmis ka vastupanuvõitlusega tegelema, kui meil peaks ajutiselt territooriumi kaotama või osa territooriumist kaotama. Nii et me oleme väga laialt ette valmistatud, väga laia spektriga. Märtsikuu 3. nädalavahetusel harjutasid Tallinna kaitseliitlased endises Muraste piirivalvekoolis linnalahingut. Ülesandeks oli kooli ruumide ja territooriumi puhastamine vastasest. Instruktoriteks Soome reservohvitserid, kes koolitasid välja Kaitseliidu instruktoreid. Yhteistyöllä on pitkä perinne. Se alkoi oikeastaan vuonna 1992, jolloin itse olin ensimmäisiä kouluttajia, jotka tuli Tallinnanmaalle vaan kouluttamaan tätä. Maanpuolustuskoulutuksen ja Kaitseliiton välinen yhteistyö on alkanut 3-4 vuotta sitten. Eli siinä on pohjalla perussopimus, joka on virallisesti solmittu Kaitseliiton ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välillä. Ja sen sopimuksen pohjalta sitten teemme erilaista yhteistyötä Helsingin ja Tallinnan välillä ja Suomen muiden yhdistysten ja muiden malevoiden välillä. Kuinka usein te käytte täällä koulutamassa? No koulutusta on aika paljon ja itse puhun vain ja ainoastaan Helsingin puolesta, jonka tunnen parhaimmin. Ehkä kerran kuussa on jotakin yhteistyötä. Voi olla, että välillä on pienempi porukka, pienempi ryhmä, 1, 2, 3 miestä tulee vähän niin kuin tarkkailijoiksi kursseille ja joskus on suurempia hankkeita, tapahtumia, joissa sitten on enemmän kouluttajia. Meitä tänään on esimerkiksi 14, mutta ehkä noin kerran kuussa on jotakin yhteistyötä. Ja virolaiset käy myös Suomessa? Kyllä, eli Suomenlahden molemmin puolin tehdään sitä työtä, eli me käymme täällä ja eestiläiset käyvät Suomessa. Se virallinen yhteistyö on kestänyt ehkä 4 vuotta. Että alussa se oli vapaaehtoiset reserviläiset, jotka aloitti sen yhteistyön ja siitä se on askeleelta kehittynyt siihen muotoon, mitä se tänä päivänä on. Linnalahing on üks kõige raskemaid ja komplitseeritumaid jõukatsumisi 2 vaenupoole vahel. Sõna otseses mõttes ollakse aeg-ajalt oma vastasest eraldatud vaid õhukese seinaga. Et hooneid enda kätte haarata, tuleb nende vallutamiseks kasutada kõiki nende avausi. Redelitega nagu tuletõrjujad akendest tuppa ronimine on lahingtaktika tavaline osa. Kõik kaitseliitlased osalevad selles vanusele vaatamata. Jüri on juba ammu üle 50 aasta vana. Jüri, kuidas tunne on, kas vanus on ainult number? Ei, see on kindlasti ainult number, kuna tegelikult füüsiline liikumine siin tihtilugu ja noored mehed mulle alla. Nii et see vanus ei ole selles valdkonnas üldse näitaja. See on, kuidas nagu kõrvade vahel ise tunneb, et vanus on see. Aga füüsiline vorm, kui sa teed füüsilist tööd või füüsilist liikumist, siis ei ole takistusi. Et see nagu vastavalt võimetele. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? No minu puhul on see, et esimesena astus naine ja siis me pidin tulema vaatama, mis temaga teeb siin ja loomulikult see, et tagada riigi turvalisus. Muud nagu erilist põhjust ei ole. See on tegelikkuses on nüüd Soome väljaõppe, kuna meil on nagu kaitseväe taustaga õpped on olnud siiamaani lahingpaaris, see on hoopis teise formatsiooniga liikumine, see on tegelikult, nüüd kasutame küll 2 aastat, aga seda peab täiendama ja õppima kogu aeg. Et see on nagu selle formatsioon, see on nüüd puhtalt soomlaste välja töötatud formatsiooni liikumine. Erineva ameeriklastest tunduvalt ja ka meie eelnevast kaitseväe süsteemist, mis on võetud inglaste pealt. Mida sa päriselus teed? Päriselus on väike ettevõtja. Võtan väikselt ette ja üritan suuri tulemusi saada. Kas välja tuleb, see on teine asi. Küsisime ka teistelt, miks nad astusid Kaitseliitu, miks peavad enda jooks Kaitseliidu väljaõpped tähtsaks ja mida arvavad konkreetsel õppusel õpitust. Tänane, mis me siin teeme, on jätkukursus Santo Hamina linnalahingu instruktori kursusele, millel me osalesime vist oli oktoobrikuus Soomes. Ja tänane päev siis on mõeldud siis nagu meile, kuhu kuulun ka mina, siis instruktoritele, teiseks siis mooduliks. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Kunagine militaarne taust, et ma olen ka ennem tegev olnud siis kaitseväes
Kaua sa oled olnud Kaitseliidus? Ma arvan, et kevadel saab vist 5 aastat. Mida sa päriselus teed? Päriselus? Mul on üks transpordifirma, mida ma juhin. Kaua sa oled olnud Kaitseliidus? 3-4 aastat. Kui tihti sa õppustel osaled? No iga paari kuu tagant kindlasti, aastas ei teagi, ei loe need kokku, aga iga paari kuu tagant minimaalselt, ütleme niimoodi. Ma arvan, et iga mees peaks teadma, kuidas oma lähedasi, perekonda ja oma toredat riiki kaitsta, et oleme erinevad väljaõpped saanud erinevate riikide poolt, sealhulgas loomulikult oma enda riik, aga näiteks Suurbritannia, Taani, erinevad riigid, sõbralikud riigid käivad meid koolitamas, et teadmiste jagamine, enese täiendamine erinevate tehnikate baasil on alati kasulik. Täna on siis Soome instruktorid meil siin nende versiooni linnalahingu võtletes siis meil õpetamas. Et see on alati kasulik näha erinevad tehnikaid ja siis kokku panna siis oma jaoks see parim lahendus. On tulemas suurõppus Siil, et Kaitseliit 100 raames ka, et kas osaled? Ja kindlasti osaleme, et see on ka, võiks öelda, et üks ettevalmistavaid instruktaaže enne seda suurt Siili õppust, mis on taas kord kõige suurem. Mida sa päriselus teed? Tegelen välisinvesteeringut Eestisse toomisega, et Eesti majandust edendada. Omal ajal tulin Kaitseliitu tööle sinna Tallinna Malema valvekompaniisse. Ja sealt on ta siis läinud lühemate, pikemate vaheaegadega. Olen olnud ka Harju malevas vahepeal. Siis oli üks pikem paus ja siis olen nüüd Tallinnas tagasi. Mida te siin täna teete ja miks sa arvad, et see on vajalik? Mina arvan, et see on eelkõige vajalik meie linnakaitseks ja pealinna kaitseks. Linnalahing. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Ma arvan, et see oli 2014 aasta Ukraina kriis. Et siis sai oma paberid nii-öelda ära toodud. Et 93. aastast polnud relva käes hoidnud, ütleme automaadina, aga siis vaatasin, et on vaja reageerida, et tegelikult Eesti riiki keegi teine peale meie kaitse. Täna me harjutame koos Soome sõpradega, tegemist on siis jätkukursusega, mida me läbisime Soomes. Minu ülesanne konkreetselt on siis õpetada või anda edasi need teadmisi, mis me oleme omandanud enda võitluse, ütleme siis oma üksuse võitlejatele. Soomlased õpetavad välja meie instruktoreid ja meie siis omakorda õpetame välja oma liikmeid. Mida sa päriselus teed? Päriselus töötan juristina. Muide, kaitseliitlasi ja aktiivseid Eesti Kaitseliidu toetajaliikmeid on ka teistest riikidest. Ameeriklane Joseph Elliot, endine USA merejalaväe seersant, tuli Eestisse elama ja asus otsekohe ka Kaitseliitu toetama. Pani selga Eesti vormi ja osaleb aktiivselt õppustel. Ütleb, et saab isegi eesti keelest juba natukene aru, aga intervjuu annab siiski inglise keeles. So why did you decide to join Estonian Defence League? Well, I moved here to Estonia a few years ago and I ended up falling in love with this country and decided this is the place that I want to live. And so if I'm going to be living here, I might as well give back to the country that's giving me a home. You said you were involved in military in United States. What you were doing? I was in the infantry. I was in the United States Marine Corps for about 10 years and did tours in Iraq and Afghanistan. After that, I was traveling around in life and trying to, find my place in this world. And Estonia was the place that I found that, felt most like home. What are you doing in the real life? Currently, right now, I'm in school. I'm using my educational benefits that I got from the U.S. military to go to school here for law. For law. So I'm studying international law here at university in Estonia. And Estonian language. And I'm trying to learn the Estonian language as well, so I can communicate with people. You decided to stay to live here for eternity, forever? That's my hope, is to have some land out in the forest and countryside, maybe some chickens, and that's I could see myself growing old here. This place feels very much like where I'm from in the United States. Hiljuti oli ajalehtedest lugeda, et meie NATO-liitlased ei saa vahetevahel aru, mis organisatsioon see Kaitseliit selline on. Ameeriklastele on seda nende rahvuskaardi põhjal kergem seletada, aga paljude teiste rahvaste esindajatele, kus analoogset organisatsiooni ei ole, raske võitu. Eks see teadmine paraneb kogu aeg. Nüüd on nad siin käinud, nad on saanud meilt ülevaate Kaitseliidust ja need, kes on saanud ülevaate, siis nad ausalt öeldes kadestavad, et kuidas on niimoodi, et
ühiskonnaülene riigikaitse on võimalik. Aga see, et meie liitlased aru ei saa, vahest ei saa meie inimesedki aru, et ka neid tuleb koolitada, meie enda ametnikke. Ja kui päris aus olla, siis ega ilmselt ka meie vaenlased ei saa sellest aru, aga neid me koolitama ei lähe, et kui nemad aru ei saa, on väga hea. Kas Kaitseliit on, võime teda nimetada ühiskonna turvavõrguks omamoodi? Kindlasti on ta turvavõrg, ta ongi võrgustik ja kui me räägime Kaitseliidust, siis ma alati olen öelnud, et seda tuleb vaadata ruumiliselt. Esiteks, kaitseliitlased on kõikides Eesti omavalitsustes olemas, kui me haldusjaotuse mõistes räägime. Teiseks, mis on Kaitseliit? Kaitseliit on täiskasvanute organisatsioon, mis tähendab seda, et siia tulevad inimesed, kes omavad oma isiklikku kogemust, neil on oma elukutse ja võime ka öelda, et see kompetentside spekter Kaitseliidus on ikka väga suur. Ja kui me neid õigesti ka rakendame, siis on see ju ainult võimendava efektiga. Ja väga oluline domeen on ka psühholoogiline domeen. Olla olemas, olla nähtav ja olla siis saadaval, kui on riigil raske. Aprillikuu alguses on Tallinna Maleva noorte kaitseliitlaste sõdurioskuste baaskursuse lõpurivistus. Rivistus toimub Nõmmel asuvas Kaitseliidu Tallinna Maleva väljaõppekeskuses. Rivis on noori mehi ja naisi vaated pooleks. Sõdurioskuste baaskursus on kestnud 10 nädalavahetust ja mitte igaüks, kes alustas, ei suutnud seda lõpetada. Rivis on 21 kõige visamat. Tallinna Maleva pealik Toomas Väli annab parimatel üle sõjaväelise meene ja ütleb tänusõnad. Vasktorusi, muda, lund, vihma, okastraati, 10 ja 100 padruneid ja selja taga. Selles mõttes mul on nagu hea meel, et see rivi, kes siin nagu seisab, on peaaegu sama suur, kui kes alustas. Härra kolonel, malevlane plaan. Õnne, edu, hea sooritus. Aitäh. Pöörduge tagasi õrgud. Peale sõdurioskuste kursust algavad kaitseliitlastel erialakursused, sellised, mida nägime just äsja linnalahingu õppuste juures. Sõdurioskuste baaskursuse lõpurivistusel kohtusime aga taas kaitseliitlaste Karin Lausmaga, kes on eraelus Viasat ja Viaplay meediasuhete juht ning Aleksander Kirsiga, kes lõpetab Õismäe gümnaasiumit ja kavatseb minna varsti kaitseväkke ajateenistusse. Õppisime sõduri baasoskuseid alates siis relvaõppest kuni meditsiinini, pioneeri, natuke oli lõhkamist, ehk siis siuke igakülgne väljaõppe. Kas sa soovitad teistel ka liituda? Jah, kindlasti. See on suurepärane võimalus ennast arendada, saab heasse vormi. Kui varem polnud viitsimist treenis käia, siis saab väga kiiresti selgeks, miks on vaja ennast vormis hoida ja väga vinge. Mida sa nüüd enda jaoks oled õppinud? Olen õppinud tänu kapten Kostile ja Veebel Ivanovile, et ma olen suuteline palju rohkemaks, kui ma ise arvasin algselt. Et mul on väga hea meel, et ma võtsin selle teekonna ette ja ma loodan, et minust on abi ja kasu, kui seda ühel hetkel peaks vaja minema. Palju õppusi on veel ees, paljude kursusekaaslastega kohtume siilil ja soovitan kindlasti ka teistel tulla ja liituda Kaitseliiduga.